Andreid palkavad isikud on satanistid. Ja see info on täiesti olemas internetis, kui keegi suhet saab otsida. Tervitused AZ and Chill kanali liikmed. Me oleme natuke positsioone muutnud vist, nagu näha, me oleme natuke kõrgemal nüüd. Ma ei tea, kas... See on natuke isegi harjumatu. Väga harjumatu. Me vaatame praegu siuke veits nagu, mis siin toimub. Aga ei jah, mõtlesime, et muudame natuke ängleid, kuna ikkagi nüüd on uus 25 on peal, mingid uued asjad peavad ikka olema. No, tegelikult oleks kogu aeg positiivne vaata liikuda ja areneda. Yeah. Ka nüüd kord, nüüd siis, et... Ka nüüd kord. Ka nüüd kord. Sünnipäev läks väga kenasti, aitäh küsimast. Õnneks pohmas ei olnud, sina olid. Jaa, aga mul tekkis selles mõttes ka see küsimus, et sa ütlesid, et sulle ei kirjutanud mitte üks inimene, mitte üks hing. Ja, ei soovid Facebooki lehele õnne. Ma tõesti tegin selle tweedi ära, jah. Kuhu on kadunud need kombed? Reaalselt, Facebook on officially dead. Nagu reaalselt, mitte ühtegi timeline, nagu ühtegi timeline'i õnnitlust ma ei saanud. Eelmine aasta oli 80 inimest, ma vaatasin. Seekord mitte ühtegi. Mis teema sellega tegelikult on? Ma ei tea, surnud on vist. Reaalselt on surnud. No keegi ikka peaks ju nagu selles mõttes kirjutama, et selles mõttes vaatad, et palju sul nagu selles mõttes Facebookis neid sõpru on. No keegi ikka võiks või natuke liiga palju või? Ma ei tea, no ma arvan, et kõik need head sõbrad, kes tahtsid ikka õnne soovida, need ikka kirjutasid Messengerina. Aga mis me ikka mähime siin, tänane video on selline huvitav jällegi. Me hakkame reageerima siis jällegi sellele inimesele, kes reageerib omakorda teisele reaktsioonile. Lihtsalt räägi natuke tutvusta inimestele, mida me siis nagu vaatama hakkame. Ühesõnaga üks tore hommik märkasin üles siis Discordis siis, kui sa ei ole meie Discordiga liitunud, siis palun liitu. Aga Discordis jagati linki, kus mingi naine tegi mingi video, et üleskutse vist Andrei Sevakinile on. Ja nagu ma vaatasin seda videot, see oli veider. See oli veider. Ja ma mõtlesin kohe, et okei, see on nii veider, ma isegi viitsi nagu sellest videot teha. Aga me jõudsime siiamaani välja, kus üks minu noor jälgija on ka lambist meil YouTuber ja tema nimi on Kosmonaut ja ja siis tema tegi siis nagu selle reaktsiooni siis selle naise videole. Ja vot see on see koht, kus ma mõtlen, et okei, tegelikult võiks nüüd vaadata ikka. Eks kui juba üks vend võtab üles selle, siis vaatame, mis sellel noorel poisil on öelda ja siis reageerime omakorda ka sellele naise videole. Ja absoluutselt, et lihtsalt kõikidele juba ette ära, et see veits creepy. See oli veits creepy, sest et kui sellised inimesed on meil tänavapildis, siis ma arvan, et on need natuke hirmus, et eks see jääb igaühe enda otsustada, aga ma ütlen seda, et Andrei, et sa pigem nagu jälgi enda seljatagust. Ma hakkan selja taha vaatama. See ei ole nagu nali. Okei, no ühesõnaga, paneme käima. Siis jah, Kosmonaudi video. Ütlen kohe mingi suubiga, ta on naljakas tüüp. Aga hakkame pihta siis, vaatame. Tervist, on jälle Kosmonaut. Mul on häid ja halbu uudiseid. Hea uudis on see, et mul on merch väljas. See on nii kakka, et ma isegi ei tea, kas seda saab Eestisse shippida. Aga... Lihtsalt Kosmonaut, et kui sa mingit tootis müüd, et ära ütleda, et see siit. No. Ei, võib-olla see on nagu reverse taktika, vaata, et sul on nagu, see on siit ja siis inimesed on nagu, ei ole ikka, lähed vaatad üle. Tegelikult päris hea, vaata, ostad ära. Okei, võib-olla tõesti. Kuule, tegelikult äkki ostame või? Ostame Kosmonauti merchi. Tavai, ostame. No. Aga mida me ostame talt? Ma ei tea, vaatame. Vaatame jah, vaata lehte. Vaatame ta lehte. Aga ta ütles, et ta ei tea, kas ta saab Eestisse shippida. See on küll suss, see Kosmonaut, see on suss. Ma olen Eestis, ma tahaks nagu... Ta võtab raha vastu ja see toodet ei saada. Scam lihtsalt. Okei, Kosmonaut, teeme nii, et sa ikka tuleb Eestisse ka. Ma ei ole Robloxi YouTuber. Okei. See on mousepad, jah? Ta nimi on Carlos siis, jah? Jaa, on küll Carlos. Anna, mis siin veel ja tal on taga oli juba nägid diplom ka Carlos ja... See on merch, ma ütlen. Aga selles mõttes, et vaatame selles mõttes midagi sümboolset. Sümboolset, Swag Award, sticker. Jah, aga võtame Swag Awardi või? Sul oleks natuke swagi või lisada küll, et võtame see awardi. Paneme, ätub kart. Okei, Kosmonaut, me selles mõttes saime juba üle sult, et shipping $4.79 tuli veel otsa, kogu maksumus $6.79. Aitäh. Nii olemas. Jätkame siis. Lihtsalt vajuta seda suspicious linki minu descriptionis, mis kindlasti ei lae sinu arvutisse viirust alla ja mine krava endalegi tiim Kosmonauti merchi. Aga jaa. Põhimõtteliselt ma vaatan Eesti YouTube'i. Eesti YouTube suht surnud on ja. Auka pani enda kanali kinni. Kanadu muudetud pani enda kanali kinni. Tomsik pole mingi 200 aastat positanud. Well, jokes on you, Carlos. Sellepärast kohe, kui ma selle video filmimise lõpetasin, oli Tomsiku uue video.
Sario TV võttis videod maha. Nagu Eesti YouTube on suht surnud. Ainuke inimene, kes seda üritab veel elus hoida, on Andrei Sevakin. Ja ma olen, kusjuures ma olen tema Discordi serveril. Mina päästan Eesti YouTube'i. Ainuisikuliselt. Ma pole kunagi mõelnud niimoodi, et ma tulen nüüd päästma Eesti YouTube'i ja mingi hoian elus Eesti YouTube'i. Mõtle kui sina ei paneks iga pühapäev videoid, siis mida ma vaataksin YouTube'ist? On meil veel kedagi, sa soovitaksid näiteks siin esile tuua praegu ja tahaksid siin kaamera seal mingi Maria Rannavälja näiteks vaataks. Aus content. Veel midagi? Ensu Gustat ikkagi. Aus. Veel midagi? Kosmonauti. No, ehk siis tuleb välja, et kosmonaut natuke paneb alusetult puid. Päris nii surnud see tegelikult kosmonaut, ei ole. come on. Aga kosmonaut hakkab nüüd sisu tootma ja korralikku sisu. Nii. Ma ei mäleta, kes, aga keegi saatis sinna üks video nagu üleskutse Andrei Sevakinile. Shoutout talle. Also Andrei soovitas Coca-Zerot. Let's go. Ma ei tea, millest nad räägivad, see on suht sama, aga on puhvi. See vend on no nonsense lihtsalt. Kas see vend on kõige savitšim 12 aastane, mida olen näinud? Nagu seda venda absoluutselt ei koti. Jah, tegi lahti, ütles, et see on suht sama vaata. Aga mul on pohhu. Aga terviseks kosmonaut on. Nüüd tekib järgmine küsimus, millele ma tahaksin vastust. Kui sa oled Andrei Sevakin või kes... Excuse me? Et ma tahaksin midagi välja siin tuua, aga ma tean, et te kirjutas descriptionisse, avandust. Kas teid mõtleb? Andrei Sevakin, nagu ma olen lambist mingi armeenlane nüüd. Aga nagu... Mul on vaja siia mingi mustache ja mingi siuke armeenlasel lukkama, aga peale mõndane. Härra kosmonaut selles mõttes, samal ajal kui Grete Maria oli ta nimi, eks ju? Grete Maria. Siis ütles Andrei Sevakin, samal ajal jõi härra kosmonaut Coca-Colat ja see pidi tal suust välja purskama. See mees oskab contenti teha. Ta teab, kuidas nagu entertainida. Miskit suust välja purskab, siis see on content. Videosi ja kutsub sinna külalise nagu Aada Rannamajast, kes räägib sulle meeste suguelunditest. Ja te tsiteerite videolõike nendest sarjadest, kus räägitakse suguühtest ja pornograafiast. Mis ajast on Rannamaja Raju Reede? Pornograafia! Ja te olete... Mul on siuke tunne, me ei peagi täna enam reageerima, see vend räägib kõik meie eest ära. Me lihtsalt vaatame ja lihtsalt oleme. Reaalselt, no. Aga lihtsalt naisterahva siis nii-öelda... Küsimusele lause. Jah, et tahakski nagu küsida, et mis siis nagu on? Mida siis selles mõttes see ongi ju, kogu see Rajureed ju keerlebki ja pöörlebki ümber seksi üldiselt. Et eesmärk on ju leida endale siis kas mees või naine, eks ju. Armastus ikkagi, jah. Selles mõttes ju ei ole üldse õigustatud küsimus hetkel, et miks ta nagu küsib seda. No see on ka vaata, mis ta siit edasi tahab öelda. Lähme, jah. Teadlikud sellest, et teie vaatajaskond on alates 8. eluaastast. Okei, tõsi, väga võimalik. Ilmselt on ka. Aga sa saad aru, et need videod ei ole otseselt suunatud 8-aastastele. Kui nad oleksid suunatud 8-aastastele, siis oleks pandud YouTube Kidsi. Okei, niisugust videot ei saa sinna väga panna, on ju. See võetakse nüüd YouTube Kidsist maha, seal on ka mingid omad community guidelines. Okei, ma täpselt neid ei tea. Aga see ei ole lastele, see ei ole suunatud 8-aastastele mitte kindlasti. Kindlasti on Andrei Sevakin selles süüdi. Et vanemad annavad lastele kätte mingid tahvelarvutid ja telefonid, kus nad saavad minna YouTube'i, neid ei kontrollita. Ja kas Andrei Sevakin on meie probleem või? Sa tead, et YouTube pole ainuke koht, kus saab mingi 8-aastane enda telefoniga õppida, et kellelegi meeldib kuradi BBC, on ju. Mis asja? Vana see vend on? Minu meelest kas 11-12 Kas te kuulsite seda juttu praegu või? Nagu kui reaalselt 12-aastane mulle niimoodi ära, et lihtsalt tõuseks püsti ja mul ei oleks talle mitte midagi öelda, sest ta on kõik öelnud, mis vaja öelda on. No siuke arutelu oli praegu lihtsalt. Kõik seletas lahti, et nagu... Carlos räägib, tal on mõte kaasas. Ja mõte käib kaasas ka. Täpselt, Nagu ongi.
ja no selle YouTube'i content'iga, mis praegu nagu ma olen teinud ja me sinuga oleme teinud, sa oled ise seda kogenud ka, oled aru saanud tegelikult, kui suur see jälgijaskond on. Ja nagu ma mõtlen seda, et mis vanusest nagu, see on nagu, meil ongi reaalselt nagu, on 10-aastaseid ja on mingi 60-aastaseid. Ja päriselt ja selles mõttes. See on nii haige lihtsalt. Ja lihtsalt me seda saame öelda seda sellepärast, et need inimesed on meile ise ka nagu kirjutanud. Saadavad videos ja nagu see on nii haige kontingent. Et kui sa YouTube'i statistika välja võtad, sealt on ka eraldi vaata, saab vanuse järgi vaadata, siis see nagu võib-olla ei peegelda seda kõige adekvaatsemalt. Aga kui sul inimesed ise nagu kirjutavad oma kasutajatelt. Ja, siis ikka näed ära. Jätavad 12-aastased, mis by the way on Eesti riigis siiski veel suguühteks ebaküps indiviid. Ei vaidle vastu. Mis argument see oli nagu? Isegi härra Carlos saab aru, et ta on liiga noor, et käppida. Ja sellepärast härra Carlos ei ütle ka mitte midagi. Kosmonaut kohal ei võta sõna. Kus on vastutuse tunne siinkohal? Ma arvan, et... Tõsi. Ma olen lihtsalt selle video poolt nii offended, kuna ma ise olen kohe 12. Pimedus on südames ja hinges. Andrei Sevakini südames on pimedus. Ja siis ta tegi video Rannamaja Aadaga. Ja ainult... Okei, siin lihtsalt ma arvan, et äkki see Grete-Maria vist sai aru hoopis niipidi, et tema hinges on pimedus või... Ei, minu hinges on pimedus. Et sinu hinges on ikkagi pimedus. Nagu kas sa näed mu hinge või? Ma lihtsalt tean, kui ebameeldiv inimene. Ma väga ebameeldiv inimene. Aga nagu, sa näed seda, siin on tühi, siin on pimedus lihtsalt. Okay. Nagu... Kuulsuse teenimine on siin see, mis käsil on. Patt ja ma saan sellest täiesti aru ja ma ütlen seda, et Jeesus annab teile andeks, kui te palute andeks. Aga hetkel on Babyloonia tipphetk. Ja te lõpetate põrgus, kui te seda jätkate. Palvetan teie eest praegu, et te lõpetaksite selle ära. Ma saan aru, et teil on diilid ja teil on ajakirjandus ja YouTube'iga igasugused asjad. Andrei Sevakian. Ühesõnaga, kui sa juba aru saad ise sellest, siis nagu aitab äkki. Kas sa ütles, et ma põlen põrgus? Kui ma jumalalt andeks ei palu, sellepärast, et ma tegin Rannamaja videos. Aga see on ju päris selles, usule ei tehta nalja ja see kõik on okei, aga lihtsalt teise inimese kohta niimoodi öelda, et võib-olla, et sa hakkad ise põrgus põlema, siis nagu ma ei tea, kui need asjad omavahel kokku käivad. Mis siin on mingi jutu Babyloniast ka või? Oh my god. Ma ütlen sulle, Andrei, see on creepy, see on päriselt creepy, see ei ole tegelikult üldse nagu nii naljakas. Nagu see kosmonaut veits nagu päästab praegu. Ma tean, et siin on Nagu mul oli üksta kõik, mida sa usud on ja. Aga ma saan sulle üsna kindlalt garanteerida, et Andrei Sevakini videote vaatamisest sa ei lähe põrgusse, nii et ma ei tea. Ma ei saanud täpselt kontekstist aru, aga isegi kui ta mõtles, et Andrei Sevakin läheb põrgusse, ma ei usu, et Andrei Sevakin läheb põrgusse sellepärast, et ta ei vabanda Jeesusele, et ta tegi Rannamaja Aadaga ühe video, kus ta reageeris 8 veel mingile Rannamaja episoodile ja siis 8 rajureedele ja teisele 8 rajureedele. Aga kui Jeesus nagu... Isegi kosmonaudil tõmbas errorisse ära nagu. Ta ei suutnud enam. Oh my god. Ma ei tea, inimesed selles mõttes, et öelge ka teie, et kui sa vaatad Rannamaja rajureedet koos meiega, kas sul on oht minna põrgusse? No ühesõnaga ütleme siis, mis see nüüd viimase siis, ütleme esimene hooaeg Rannamaja või rajureedet, siis see teine hooaeg Rannamaja ja siis see nüüd viimane, mis me tegime. Seda on ikka väga palju vaadatud. Nagu väga-väga palju. Ühesõnaga kõik, kes te olete seda vaatanud. Ehk siis kolmandik Eestist, me hakkame põrgu poole varsti. Reaalselt, te olete kõik põrgus ja ma olen koos teiega seal. Robin ka. Tirisin Robini endaga kaasa. Nüüd meil on põhivennad seal põrgus. Karmid sõnad selles mõttes, väga karmid sõnad. Kas see on nagu päris või? Vaata, ma alati nagu loodan ikkagi positiivselt. Ma tahan nagu mõelda, et inimene reaalselt trollib nagu. Aga siinkohal ma ei ole kindel.
ma ei ole kindel, ma tõesti ei ole kindel. aga ta äkki on sulle kirjutanud kuskile või midagi sellist ei ma ole? ei tea, võime pärast vaadata. Vaatame pärast. Meilid ja teil on ajakirjandus ja YouTube'iga Andrei Savakin saatis ajakirjanduse perse. igasugused asjad. Andrei Kosmonov teab asja, noh. Ta ütleb nii nagu asi oli, noh. ei hoidnud väga tagasi ka, noh. Väga aus, noh. Savakian. Ma tean, et sind on ähvardatud Eesti Laulu poolt ja Kaja Kallas helistas sulle ja sa pead teatud narratiivi üleval hoidma. What the fuck? Kes sind... Tule, Tomi Raul helistab ka Andrei Savakule. Ma teen sulle niimoodi, vaata, kui sa niimoodi praegu seda ei tee. Vaata. Sul on põrgupauk. Põrgupauk. Tomi saatis mu põrgusse. Kandikul viis mind sinna. Aga Eesti Laul mind ei ähvardanud. Just FYI. Tahangi lihtsalt öelda, et siis kas sa siinkohal võid kinnitada, et Eesti Laul ei ole sind ähvardanud? Ma kinnitan. Aga sellest saab välja, kui sai Hollandi pankur Illuminaatist välja. Nüüd sa tahad öelda, et Andrei Savakin on Illuminaati. Ronald on ta nimi, pange Google'isse. Ronald Bergvist, kes tuli Hollandi tasemel vabamüürlusest välja, siis saad Andrei Savakian sina tulla Eesti 33. kraadi massoonilisest liikumisest välja. See on võimalik. Ma ei saa mitte midagi aru, mida ta räägib. Kas see on next level shit juba reaalselt? See on juba kõrgem level, saad aru sellest? Mis ta rääkis lambist hakkas mingi hollandlasest rääkima. Ja siis oli Illuminaati ka. Ja et ma pääsen ka kuskilt välja veel. Et kui see hollandlane pääses, ma pääsen ka sealt välja. Ja sul on variant sealt välja pääseda, jah. Ja kõik lihtsalt sellepärast, et ma vaatasin Rannamaja. Wow, okei. Ma need sõnad, mis ta ütles, ma isegi tea neid. Ei, nagu päriselt. Nagu palun kuula seda nagu uuesti. 3. kraadi massoonilisest liikumisest välja. Ja sina tulla Eesti 33. kraadi massoonilisest liikumisest välja. 33. kraadi massoonilisest liikumisest välja või? Mis see on isegi? Lihtsalt ma tahaks korra vaadata kuulist, et see on massooniline liikumine. Võib-olla me saame vähe paremini aru. No vaatame. 33. kraadine massooniline liikumine. Sükest fucking asja isegi ei eksisteeri mitte. Ja kui Google ei ütle selle kohta midagi, siis seda asja ei ole olemas. Kuradi liikumine. Siis äkki see on troll. See peab olema troll. Ta lihtsalt nagu koha pealt paugutas. No samas ma ei usu, et ta koha pealt paugutas sellise lause sulle valmis. 33. kraadise massooniline liikumine. Aga tead, fakt on see, et ma tulen sealt välja. No. Ma väga loodan, sõber. Ma väga loodan, et sa tuled sealt välja. See on võimalik. Palun lõpetage see jama. Eesti on nii väike riik. Meil on võimalus hoida meie hinged puhtana. TV3 esiteks ei ole isegi omatud eestlaste poolt. Muidugi tuleb siia igasugust propagandat ja rõvetsamist. Ma olen käinud Kanal 2 stuudios, ma olen käinud Kanal 3-s. Kui kõik on nii pekkis seal, siis miks sa käid sükestes kohtades? Ja, aga nagu, see on nagu naljakas, et ta nagu räägib alguses mingi 33. kraadise massoonilisest liikumisest ja nüüd ta on lambist, et ma olen TV3-s käinud, ma olen Kanal 2-s käinud, et see nagu seos on lihtsalt. Ma mõtlengi, et nagu ta üks mõte algab, vana mõte pole väragi lõpenud ja siis juba algab uus ja juba hakkab millestki muust rääkima. See on huvitav, jah. Kanal 2 stuudios käisin, Kanal 3 stuudios ole käinud, aga Kanal 2 stuudios käisin ja seal on imikute vägistamise pildid seintel. Deemonite pildid on seal seintel. Saatke mulle kirjad ja küsige. Mul on Instagramis ka nüüd üleval. See on Lutsiferi kultuur ja see lõpeb varsti, sest Jeesus tuleb tagasi. Naerge mu üle, öelge mulle, et ma olen lamemaalane. Lamemaalane. Aga ma seisan laste eest. Ja ma räägin. Oota, me ei saa skippida seda fakti, et ta praegu nagu ütles, et Kanal 2 siis seal majas on lapse, mis see, ahistamispildid. Ei, laste vägistamispildid. Laste vägistamispildid. Ja see on Lutsiferi kultuur neil seal. Kanal 2, kui te vaatate seda videot, me palun soovime vastuseid. Palun tehke pressiteade. nagu, mis asi see on? See väide tuleb ümber lükata nagu. Tegelikult reaalselt tuleb see nagu, mõtle nüüd me. Aga ta ütles, et tuleb Instagramis need pildid üleval, et leiame äkki üle ta Instagrami ja vaatame üle, et mis ta meile pakub. Greta Maria. Veel video. Ja Greta Maria on hull. Okei. Kosmonaudil huugab. Kas ma peaks oma võlad ära maksma?
ultramurdepunkt, ärgake saatana mõju alt. Kus on siis need? Lapse vägistamispildid siis, mis peaks olema Kanal 2 stuudiotes. Vägistatud laste pilte me siin ei ole veel näinud. Või kas me jätsime midagi kahe silma vahele? No ma ei usu, et me kahekesi midagi kahe silma vahele siin ja me saame jätta. Okei, no ühesõnaga, tema Instagramis me ei leidnud neid pilte üles kahjuks. Mida me teada saime tema kohta? Lihtsalt seda feedi scrollides. Ilmselt on siis conspiracy theorist. Anti-vax, anti-covid, anti-mass, kõik anti. Jah, täpselt. Ja Jeesus laskub maa peale ka tema sõnade järgi varsti. Seda kõike saame ju näha. Kui ta nii ütleb, siis nii varsti peaks ka olema. Mis toimub? Ja meie omad teevad seda meie omadele. 5 miinus juba kaevas mind kohtusse, sest mõtlesin, et nad magavad alaealistega. Aga kõige suurem. Wow. See läheb aina hullemaks reaalselt. No. Aga ma arvan, et siin oleks paslik küsida Kohvri käest. Mõtle Kohver ja kõige, et vennad, kes seal 5 miinuses on, tervitused, lihtsalt vaatasid seda sama asja, kui tema siis neid süüdistas. Ma arvan lihtsalt, et... Kohveril raustas nagu, mida türa ma vaatan. Ta pani kinni, ta ei viitsi kuulata isegi. Sama praegu. Relv on idee sellest, mis on reaalne, mis ei ole. Ja nendes videotes ja nendes saadetes need inimesed annavad alaealistele, väikestele lastele edasi ideed. Lihtsalt mul on natuke kahju, et kosmonaudil on tundnud siin väiksed tehnilised probleemid. Et kosmonaut räägib, aga tal heli on jäänud maha. Kosmonaut selles mõttes andestame, et ma ei tea, kas meil on ka juhtunud seda, et lihtsalt korraks nagu, see on niisugune korraks, vaata, midagi seletame, siis on nagu jäi midagi sinna nagu lukku nii-öelda, ei tulnud läbi, aga kosmonaut. Kosmonaut, ära muretse, sa oled noor veel. Ja pluss me räägime veel, sinu eest proovime siin rääkida, et kui sul vahel läbi ei tule. Me päästame praegu. Pornograafiast, mis hävitab hingi, mille kogu toodang, mille kogu tööstus on täis katkiseid, narkosõltuvuses, haigeid, vägistatud inimesi. Ja ta promoti sellist asja. Kas ta võrdles praegu Rannamaja pornograafiaga või? Tead, me oleme 6 minutit seda asja siin vaadanud ja ma väga ei saa siiamaani aru, millest ta nagu räägib. Et see on nagu nii... Nii otsast otsa, nagu sa ei suuda jälgida, mis ta räägib siin. Ja kui keegi aru sai, pange lihtsalt eesti keeles kirja. See, kes teid hukka mõistab, seda teeb Jumal lõpuks, mis palun teid tulla sellest välja. Also, kui ma räägin mingitest, ma tahtsin lihtsalt väga kiiresti vahele segada ja öelda, et selle... Kosmonaudil on jälle tehnilised probleemid, see on natuke edasi ja siis peaks uuesti pilt tagasi tulema. Vaatame. Video lõpus, kui te vaatate outro ära, on siis minu arust kõige parem videoosa, kus on reaalselt kõige paremad blooperid, mis mul ever olnud on. Mul ei ole põhimõtteliselt mitte kunagi ühtegi naljakat blooperit olnud, mida ma saaks nagu pärast videot näidata. Aga seekord oli mingi 3 tükki lihtsalt, palun vaadake need ära. Ma tean, et ma saan kommentaaridesse ilmselt kohe mingi räigelt lihtsalt mingi 100 kommentaari sellest, kuidas sa oled ise alla 13, sa ei tohi YouTube'igi teha. Vaat selle peal ma ütleks, et reaalselt vaata natuke YouTube'is ringi. Fucking 4-aastased teevad Beyblade'idega YouTube'i videosi Eestis. Aga jaa, oli tore. Millega? Beyblade'idega või? Need on mingisugused peaks olema... Nagu, mul on siuke tunne, et nagu kosmonaut teab rohkem asju kui meena. Ilmselgelt, kosmonaut on asjadega kursis. Lihtsalt naljakas on see, et vaata, mis kosmonaudil taga taustal. Oh my god. Papa Stalin. Papa Stalin on tal seal ja Sirp ja Vasar. Sirp ja Vasar on tal ka seal. Sharing is caring. Wow. Autasustab, mis iganes, Carlos Prii. Teatejooksus 4.–6. klass. Teine koht. Jep. Tubli Carlos. See vend, kes esimese sai, see ma arvan lakkis ära lihtsalt. Aga sa vaatad ütles, et tegelikult on vist teha, et ei tohi vist teha. Ma ei tea, kas siin YouTube'is on see reegel, et kui sa 13 oled või kui sa alla 13 oled, et kas sa siis tohid teha või ei tohi. Seda ma ei tea. Pigem ei ole seda reeglist. See on nagu tegelikult reaalselt on seda content'i, mis nagu need mingid tatikad teevad. Teevad lima ja värki. Ja mingi laste content, mis on seal ikka väga noored tegelevad. Ma ei usu, et siin on. Aga ühesõnaga, isegi kui oleks, ma tahtsin öelda seda, isegi kui oleks see reegel, ma arvan, kosmonaudi oleks erilubana. Kindlasti. Ma olen täiesti nõus sellega, et kosmonaut meile selles mõttes väga mõistlikku juttu, et isegi nagu kuidagi liiga mõistlikku juttu, et... Kes minge vaadake mu merchikoodile. Followge mind Instagramis, Twitteris, joinige mu Discordi serverit. Muidugi subscribe'iga, palun likeige, share'ige, tilistage seda väikest kella. See oli kosmonaut. Nii, no siis teeme, mis poiss palus. Paneme like, paneme subscribe, paneme... Bell notification. Kommentida ei saagi, no okei, aru saadav, miks on ju. Aga tead mis, asi jõudis nii kaugele,
et seesama Grete Marie ilmselt vaatas siis kosmonaudi videot, nii-öelda tegi siis eraldi pühenduse kosmonaudile ja tegi talle video. Aga vaatame seda või? Vaatame Vaatame seda videot. Let's go kosmonaut. See mulle meeldib, et kosmonaudil on juba esimene beef ka olemas. sa pole õige YouTuber, kui sul ei ole mingit beef'e lihtsalt. Aga mul on kahju, et esimene beef on lihtsalt mingi anti-elu. No, nende vastu on raske võidelda igal juhul. Tervist, siin on kosmonaut. Täna ma ei taha mingit pikemat introtti teha. Minge tšekake mu märtsi ja asume kohe videosse. Tegelikult mul on küll midagi öelda. Kosmonaut on sponsord juba, mis toimub? Merts huugab, vaata. Täna ma vaatame jälle siis ühte Grete Marie video. Loodetavasti see on viimane video temast minu kanalil. Kuna ausalt ma ei taha enam tema nägu enda thumbnailil teha. Ma olen nii tidinud sellest juba. Poiss, video pole alandki, vaata. Ma paneb juba paika. Wow. See video on siis mõeldud kosmonaudile, kes tegi minu Andrei suva. By the way, sa kirjutasid mu fucking nime valesti. Ma tean, et nagu nimed kirjutatakse suure tähega, aga minu kanali nimi on siiski väikse tähega. Ja see on reegel. See vakin. Kosmonaut pole kooli ka skipinud, nagu näha. Juba on teine punkt kosmonaudil kirjas lihtsalt. Aga see reaalselt see video pole alanud, kui kosmonaut juba juhib kaks meile. Takes the early lead nagu. Mõtlesin nüüd ära. See vakinni... Ei, sa ei õppinud. No peaaegu, aga ei. By the way, palju õnne. Härra Andreil on täna sünnipäev. Aitäh sulle, mees. Aitäh, väga armas. Aitäh. Ilmselt tegi siis eile seda. Grete Marie vist ikkagi piisavalt raske nimi on. Mis sa oleksid, kui sa Armeenal oleksid, sa oleksid Robin, siis Valtingjan või? Jah, Valtingjan. Okei, sorry. Ühesõnaga... Mis su enesekindlusega juhtunud on nagu reaalselt? Kas ma olen su nii ära ilmutanud nende videotega või? See on siis video sulle, kosmonaut, et ma tahaks lihtsalt öelda seda sulle, et sa oled juba kihvt poiss. Sa oled väga tark. Minu päris nimi on Carlos. Vaata parem ette, kelles räägib maju Carlos Koll. Keegi tahab mulle mingit isiklikumat kirja kirjutada. Väga pealahaka, jah. Ja mul on hea meel, et sa... Tere, Carlos nii cringe'ib selle Alex seda lihtsalt. See Grete Marie ütleb talle, et sa oled suht tark poiss. Carlos on mingi... Nagu, kas sa oled aru saanud, Grete Marie pole veel selle mingi paari minutiga, mis on olema, pole ühtegi nagu ainult aerunud seal. Rohkem mitte midagi öelnud. Uurid asja ja tegutseda. Mul on raske sellele reageerida lihtsalt. Ja sa ütlesid, sul on mingid võistlused kuskile, et lähed, paned nedel kinni ja more power to you, on ju. Aga mul on nagu sellest kahju. By the way, ma mõtlesin sellega nagu YouTube'i competitionit. Nagu ma reaalselt, ma ei tegele mitte millegiga peale YouTube'i. No, okei, jaa, fine, ma lõpetan. See vend on young hustler, noh. Tüüp on 12 või 11 ja siis ikka kuradi... Full-time YouTuber. Full-time YouTuber. Ka 5. klassi, aga noh, see on nagu reaalne fucking kohustus. Et sellised võikad teemad jõuavad siis, et nagu ka lastele. Ja nagu ta mainisid, 4-aastased teevad juba YouTube'i. Okei, ma ei teadnud seda esiteks, on ju. Rets. Aga aita tal panna see Coca-Cola käest ära, mis ta Andrei talle reklaamis. Tal on abi vaja, päriselt tal on abi vaja, siin ei ole nagu midagi. Kui me veame nüüd on meil jõudnud nii kaugele, et kui me veame Coca-Cola pudelid käes, me oleme selle pärast ka juba põrgus, noh. See on, oh my god. Sa oled cancelled juba, noh, reaalselt. Nagu reaalselt. Ainuke asi, mis mõtlesingi selle video ajal nagu oli see, et Andrei reklaamis selle Coca-Cola. Jep, ma olen õppinud. Ka veel nagu. Savitse. Mine joo klaas vett äkki. Ja Andrei, siiamaani ma kutsun sind üles. Lõpeta ära see teema nagu. Mis fucking teema? Mis teema? Mis teema? Ma siiamaani olen aru saanud, mis teema. Aitaksid sõber, kui ma saaks aru, millest ta räägib. Sa mitte sittagi aru. Äkki sa näed neid videosid. Piiblis on muidu kirjas see, et kõik, kes Jeesust jälgivad saatanat, jah. Et isegi otseselt rituaale ei tee ja ohver.
mees, aga tegelikult ma olengi ise saatan, tead seda, miks? Mu sünnipäev on 06.06.96 ja mis seal on siis? Pardus ei tee, siis kummardamine on nagu vaimne. Jällegi ma olen kindel, et Andrei ei ole vaimselt ka satanist. Nagu kes üldse loeb piiblit? Kas sa tead, kui vana see raamat nagu on või? Ideed ja nii edasi. Aga jah. Kosmonaut, tubli poiss oled, aga... Reaalselt. Kosmonaut on valgustamata, nagu... valgusta kosmonauti siis. Nagu need mõttekohad nagu. Robin, sa oled tubli poiss, aga... Võta veel hetki. Ikkagi. Ma käin tualetis ära vahepeal, siis tõesti. Ärme usu kõike, mida meile räägitakse, on ju. Ja minu meelest sa teedki seda, sa oledki selline, et sa nagu proovid aru saada asjadest. Ma tahaks teada, kui vana sa oled. Sa ütlesid, et 13, okei. Ma tean, see videos võite aru saamatuks, aga ma olen siiski veel 11 ja ma saan originaalsed naljad süvenevad. 21. august, see on day off siis ühesõnaga. Täpselt. Kosmonaudi sünnipäev. See on punane päev. Oota, see ongi punane päev. On või? Kui mina olin 13, kas minu mõtted liikusid nii kiiresti? Ega su mõtted praegu kiiresti liiguvad? Tahtsid sama näidata. Et nagu praegu jääb juba vajaka, et mis me räägime sellest, me räägime siis, kui sa olid 11, täiesti. Siis oli täiesti nullis. Üldse midagi rääkida. Aga tegelikult, kui me nagu kosmonaudi peale mõtleme, siis tegelikult on ka, et kui tüüp on 11. Ma isegi taha teada, mis ma 11-aastas nagu mõtlesin. Ma lihtsalt ei mõelnud mitte millegi, nagu sükest eriti eluliste asjade kohta ma mõelnud. Aga lihtsalt ma arvan, see on see, et vaata, et kuna nagu elu on ikkagi nii palju edasi arenenud ja meil on nagu kõik asjad on nii nagu kättesaadavad. Ma arvan, et vaatab päris palju internetikeskkondades ringi ja vaatab, kuidas teevad temast natuke vanemad inimesed, näiteks nagu Andrei Sevakjan ja Robin Valtingjan. Vaatavad, kuidas need asjad käivad ja ma arvan, et selles mõttes see on päris palju nagu selles mõttes käia teda aidanud, et nii ilmselt on, jah. Ma ei oska seda öelda. Ma tegin mingid videosi webcamiga küll kunagi. Palun pane need üles, ma tahan neid. Mul on sügavates valudes, palun aidake mind. Ma olin mingi 12. Aga sükest editing skill'i mul siis kindlasti ei olnud. Nii et... Ega praegu ei ole, noh. Ega ei tea vist küll, mis asi see cut on. Ma ei jaksa kommenteerida, ei jaksa vaadata seda. Nagu sa ütlesid, sul on hea meel, et ma olen crazy vandenõuteoorik, et ma panin sulle... Teoreetik, ma tean, et ma viimases videos ütlesin ka seda valesti, aga ma panin subtiitrid alla. Nii et nagu, kui ma tahaks tema videotest rääkida, siis see on kohutav, aga ma tean, et ta teeb neid nagu mööda minna, seda ei ole YouTuber, ta lihtsalt üritab inimesi manipuleerida, piiblit lugema nagu. Tegin kõige vaadatuma video, YouTube'is. By the way, see pole kõige vaadatum on Pluto video, nii et get your facts straight. Kuna me peame seda ka vaatama? Siin on mingi paari tunni jagu kontekst. Reaalselt, nagu kosmonaut paugutab rõvedalt seda sisu praegu. Me peame step up'ima reaalselt. Wow. Ma arvan seda, et sa pidigi niimoodi minema, et tõde saaks esile. Ja peale selle video tegemist, mis ma Andreile tegin selle üleskutse. Mu elu on natuke paremaks, et päev hiljem ma sain paarist teemonist veel lahti, et selle video ajal võib-olla ma ei olnudki kõige mõistlikum, aga ma ei tagane sellest. Aga super hästi siis ju. Ta kaotas mõned teemonid ära. See on ju super. Ta võiks ju veel vaadata su videoid ja veel reageerida, et lõpuks saaks kõigist lahti. Oleks tegelikult ju hästi. Vaata, see on see, et kui see, nagu ma arvan, kui sa midagi nagu keerad sitta, vaata. Yeah. Ma arvan, see on järgmine päev sul mingi hea vabandus, kui sa lähed vabandama. Kuule, Robin, sorry, et ma ei ole nii käitusin. Aga täna mul on parem natuke. Ma sain paarist teemast lahti. Kuule, aga see fucking toimib alati. Mees, see on mul nüüd reaalselt igal pool, kus ma kunagi nüüd peaksin vabandama, ma ütlen, et vabandus, nagu mul oli lihtsalt liiga palju teemoneid jälgida, nagu sorry.
see tänaseks ma olen neist lahti saanud, aga paraku tookord oli niimoodi. Ja kui siis ka andeks ei saa, nagu siis ei ole võimalik andeks saada lihtsalt, see reaalselt peab nii olema. Ebareaalne. Mida ma ütlesin? Ja ma ütlesin seda. Andreid palkavad isikud on satanistid. Ja see info on täiesti olemas internetis, kui keegi suvatseb otsida. Vandenõuteoorik, vandenõuteooria. See sõna. Ma ei suuda. Et, oota, kas ta mõtles, et keda mina siis palkan või vastupidi? Okay. Et need inimesed, kes ka sinuga näevad, et võiks teha sinuga koostööd mingil määral. Et ühesõnaga Robin, sa oled satanist. Aitäh sulle, Grete-Maria, aitäh sulle nende ilusate sõnade eest. Ma tänan sind väga. Sa oled tõsiselt hea inimene. See ei ole okei. Tegelikult on siin ilmselgelt on inimesel iseendal mingisugused probleemid, millega ta katsub tegeleda ja kuidagi neid proovib siin nagu väljendada, aga see väljendamine ei tule nüüd kõige paremini välja. Seega alustuseks tegele iseendaga ja ma arvan, et siis tule YouTube'i tagasi ja tee uuesti video. Nagu ausalt, kui me vaataks seda videot nagu lihtsalt kui selle Grete-Maria perspektiivist, et kui kosmonauti poleks, nagu ma oleks tõsiselt nagu creeped out. Mitte, et ma ei oleks praegu creeped out, aga nagu kosmonaut rämedalt päästab praegu, rämedalt päästab. Kosmonaut, lihtsalt ütlen sulle, et ära kunagi, või tähendab ära lähitulevikus pane endate kuskile enda telefoninumbrit või kodust aadressi. Sest ma ütlen, et see naine on natuke õudne, et ja me nagu oleme natuke praegu nagu hirmul ärevad. 24-aastane, 25-aastane on siuke hirmul, vaata. Ja siis 11-aastane ka mul pohhu ei vaata. Tuli CIA-st aastal 1960. Siukest sõna nagu vandenõuteoorik ei ole olemas, nii et... Ja nagu ma näen, siis mu suu hakkab ka vaikselt ära paranema, nii et... See on reaalselt nii ohutav kontekst, mis ei teadnud, et suu kõik käib. Ma ei tea, kas ma olen ise mingi koha maha maganud. Ju vist ei ole. Mis see skoor on meil juba siin? Siuke solid 5-0. See on video vabandus. No vaata, kas sa nägid ka härra kosmonaudi mütsi? Härra kosmonaudil on mütsi peal suurelt King. Väga seda ta on. Väga hea. Olge tublid siis ja Jeesus on igavene, Jeesus on armastus ja Jeesus on Jumal. Amen. Jeesus on armastus, Jeesus on Jumal. No, ma ei tea, ära esiteks ära unust, et Piiblis on ka öeldud, et Jeesus oli Jumala poeg, mitte Jumal. Ma just enne ma tahtsin nagu tal lõpetada seda lauset, et kas ta ütleb seda või ütle, et Jeesus on Jumal. Nagu, bro. Ma saan sellest kõigest aru, kosmonaut, sa oled juba võitnud mingi 9-0. Sellel Grete-Marial ei ole varianti ka mitte, noh. Et see on nagu... Oh my god, bro. Kosmonaut, respekt. Et nagu, ma ei tea, tehke mis tahate. Aga ja, see oli kosmonaut jällegi. Palun visake like, subscribe'iga, teistage seda väikest kelle, joiniga mu Discordi serverit, follow mind Instagramis ja Twitteris. Ma tean, et ühel minu vaatajatest on kass, kelle nimi on ka Findus, by the way. See siin oli muidu Smokey, teie mäletate teda võib-olla Smokey'ne. Aga vist nädal aega hiljem muutsime tema nime juba ära Finduseks, kuna selleks tema iseloomuga rohkem kokku. Ja see siin on väike Findus, et ma olin Findus ja hoidke kõva. Wow. Okei, no paneme selle like, paneme bell notificationi ka. Wow. Sa kosmonaudi järgmist videot maha ja maha. See on content. Reaalselt. Vaat ma nüüd selles mõttes, ma ei saanudki selle Grete-Maria sellest viimasest videost nüüd üldse nagu aru. Kui ma esimesest ei saanud mitte midagi aru, siis nüüd nagu, mis see video mõte? Ta kiitis kosmonauti, ütles, et kosmonaut, sa oled oma vanuse kohta nagu ikkagi väga asjalik poissene. Siis ta huul oli katki, nüüd on terve. Lugege piiblit, uskuge Jeesust. Jeesus on Jumal. Ja selles mõttes see video nagu ka sama kiirelt ka lõppes. Mis see sõnum oli, see jäi ka mul nagu arusaamatuks. Ega see jääbki vist alati nagu arusaamatuks. No. Wow, okei. Aga ühesõnaga, tegelikult on fakt on see, et mõtle, Robin, kui meie kunagi nüüd sinu noor YouTube'i karjäär, mis sa just alustasid ja minu, ma olen päris mõnda aega teinud juba, kui me võtame seda praegu seda Reactide asjade, siis on siuke aasta pikkune see karjäär peaks kunagi läbi saama. Siis on vähemalt hea mantliperjana. Absoluutselt, et ma arvan, et kosmonaudil on kõik need tingimused olemas. No. Kas on 11 ka veel, saad rõve? Meil on 13 aastat jäänud, kui ta saab sama vanast, kui ma praegu olen. Sest aru, tal on rohkem aega sinna maani, kui ta on elanud.
ühesõnaga meil on jah, asendus on olemas varsti kunagi tulemas. ei, kosmonaudile selles mõttes tore, aga tead, mis võiks teha? Kuna sul tuli ka uus merch välja, siis tegelikult võiks kosmonaudile äkki väikse... Muidugi, kosmonaut, kirjuta mulle, viska oma andmed ja me saadame sulle merch'i. Aga ma arvan, siinkohal võime sellise huvitava video lõpetada. Minu aju on segaduses. Ma ei saa ka mitte midagi aru. Ma ütlen, et kui te seda vaatate, siis palun andke teada, mida te sealt välja vaatasite. Kas te nagu midagi saite üldse aru? Aga nagu jah, vähemalt uus legend on sündinud ja selleks on kosmonaut. No täpselt. Aga olgu sõbrad, varsti näeme, aga tublid. Tšau, paka. Ja aitäh, et vaatasid. Tšau.